Head pealtvaatajad, alustame siis meie meelelahutusprogrammiga Alexela Tallinn International Horse Show raames ja tutvustame teile nüüd üht tõepoolest kiirelt kasvavat ratsaspordiala maailmas ja seda ka Eestis ning selleks on rakendisport. Palume need uhked kaarikud ja rakendid areenile. Esimese rakendina jõudis areenile Urmas Saks. Urmas Saks on 2013. aasta parim rakendisportlane ning Eesti vaieldamatult parim rakendisporditreener. Tema kaassõitjaks on Tuuli Sarapuu. Tuuli on Urmase üks parimaid õpilasi ning on momendil Eesti edetabelis 6. positsioonil. Nende hobune on Kelly X-Chris. Ja areenile on jõudnud kahe hobuse rakend kutsar Ülar Raudsepp. 2014. aasta Balti liiga teine koht hobuse rakendil, kuid täna demonstreerib ta nagu näha meile paaris rakendit. Samas on Ülar Raudsepp esimene Eesti sportlane, kes FIA rahvusvaheliselt võistlustelt esikoha koju tõi. Kaassõitjaks on Ülari poeg Imre Raudsepp, kes on sel aastal ise võistelnud ka kutsari rollis. Nende hobusteks on Freedom ja Redrum. Ning ei pea ilmselt olema tuumafüüsikat aru saada, et kahe hobuse rakendit on palju keerukam ohjata. See on kahtlemata spordiala, mis kõige säravamal ja väljapaistvamal moel ilmutab ennast suvistes välitingimustes, kus kiirused on suured. Meie näeme sisehooajaks kohandatud versiooni. Nüüd on areenil Eve Hagi, 2014. aasta Eesti meister rakendispordis. Sportlane, kes avas eestlaste medaliarve Balti liigas. Tema kaassõitjaks on tütar Signe, kes on 2014. aasta Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik ning võib ilmselt päris kindlalt väita, et ta on otsustanud ema jälgedes käia ja võib-olla juba kandadelegi astuda. Nende hobuseks on Vairi. Areenil on Riina Rõa, 2014. aasta Balti liiga parim polisõitja, kahekordne Eesti meister polirakendisõidus. Riina kaassõitjaks on Age Põldaru ning nende poli nimi on Orpheus. Arvestades saali kitsamaid tingimusi on hobuse väiksus kindlasti eeliseks kiiruse kasvatamisel ja tema juhtimisel ning siin demonstreerib poli meile ka ilmselt kõige suuremaid kiirusi. Tervitame areenil Ville Oberfani. Ville on osalenud hulgaliselt rahvusvahelistel võistlustel. Möödunud aastal osales ta edukalt paaris rakendi MM-il Slovakkias. Vankrit vedav hobune Armani oli tookord üks tema kahest kasutatud hobusest. Ville kaassõitjaks on meie tuntud takistussõitja Urmas Raab.
Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid. Ja saame kõiki nähtud rakendeid veel korra areenil tervitada. Urmas Saks, Tuuli Sarapuu, Kelly Ekskris, Ülar Raudsepp, Imre Raudsepp, Freedom ja Reedrum, Eve Hagi, Signe Hagi ja Vairi, Riina Rõo, Age Põldaru ja Orteus, Ville Omerpaal, Urmas Roog ja Armani. Eestis juurdus väga vaatemänguline ratsaspordiala alles 90ndatel aastatel, 2000ndatest aastatest on sellega tõsisemalt tegelema hakatud ning alates kella 16:30 on soovijatel võimalik Eesti Ratsaspordiliidu boksis kõikvõimalikke küsimusi rakendispordi kohta esitada ka Eesti Ratsaspordiliidu alaliidu juhilt Marko Villemsonilt, kes siis vastab teie küsimusi 4:30. Aga rakendispordiga jätame areenil tänaseks hüvasti ning jätkame millegi palju müstilisemaga. Me ootame areenile hobulausujat Nastjat koos tema hobusega Elf. Nastja juhindub hobuse käsitlusel siis põhimõttest, et hobust tuleb õpetada karistamiseta.